Issand, kelle juurde me peame minema? Sinul on igavese elu sõnad. Jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev veereb. Meil pole siin jäädavat linna, vaid me otsime tulevast. Kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su vead. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Üksnes Jumala juures on mu hing vait, tema käest tuleb mulle pääste. Jumal, sinu aujärg püsib ikka ja igavesti. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Armas vana-aasta õhtu kogudus, me oleme tulnud siia Jumala palge ette ja katsume veel oma südamed läbi ja põhimõtte aluseks loen 1. Moosese raamatust 18. peatükist 30. salmi. Ja Abraham ütles taas, ärgu süttigu põlema Issanda viha, et ma veel räägin. Aamen. Issanda aasta 2024 hakkab tasapisi lõpule jõudma. Nii 52 korda, aga võib-olla umbes 60 korda oleme tulnud sellel aastal siia paika ikka ja jälle ühe ja sama palvega. Ole mulle vaesele patusele inimesele armuline. Ja täna teeme seda taas. Tuleme nagu Abraham, kes küll natuke kartis, aga ei saanud ka kuidagi teisiti, vaid tuli ikka Issanda ette oma palvega, uuesti ja uuesti. Kunagi üliõpilasena asusin ma uut loengukursust kuulama ja õppejõud tutvustas tingimusi ja reegleid, kui siis küsiti, millised on eksamile pääsemise tingimused, vastas õppejõud, eksamile pääsevad need, keda ma nägupidi ära tunnen. Teisel jõulupühal kuulsime laste ja perede jumalateenistuse jutluses lugu karjasest, kes tundis igat oma lammast mõne vea või puuduse järgi. See kirjeldab meile ka Jumala armastust ja seda viisi, kuidas tema meid tunneb. Jeesus tunneb ka meid, meie puudustest, meie vigadest, aga miks mitte meie voorustest? See on natukene rumal küsimus, sest mida oleks meil Jumala ees voorusena ette näidata? Meie elus võib küll olla palju kaunist, kuid lähemal vaatlusel selgub, et see on olnud Jumala töö meie juures ja meie kaudu. Me võime sellest rõõmustada ja tunnistada Jumala uueks loovat väge. Tema on meid parandanud, tema on meie elu muutnud. Ka lõppevat aastat on Jumal kasutanud selleks, et meid eneseligi tõmmata, oma armastust meie vastu näidata. Ja nii ta tunnebki meid, nagu tunneb meister ära asjad, mida ta on korda teinud või parandanud. Nii tunneb Jeesus ka meid, sest tema on meid nimepidi kutsunud, enesele ostnud, lunastanud. Tema kuuleb meie palveid, kuuleb ka nüüd, kui me jälle alandlikul meelel tema ette tuleme, jälle oma patud tunnistame, ikka tema armu ja halastust palume. Me tõuseme palveks. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina, vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud.
aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle, patusele inimesele, armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kui see on täna, vana aasta õhtul, ka sinu tõeline tunnistus ja palve, siis kinnita seda üteldes jah. Selle teie tunnistuse peale kuulutan mina teile, kes te oma pattu kahetsete ja usus meie Issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse panete, teile, kes te tahate oma patud maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada, teile kuulutan mina kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, Jumala armu ja mõistan teid Issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie pattudest lahti, Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand, olgu teiega. Palugem. Issand Jumal, taevane Isa, me täname sind, et sa meid siit saadik oled aidanud ja mitmesuguse kahju ning häda eest armulikult hoidnud. Ja me palume sind, juhata ja saada meid ka edaspidi ning kinnita usalduses ja lootuses sinu heldusele, et me sinu tiibade varjus julgesti võiksime elada, kuni ajalik elutee on ära käidud ja me sinu taevasesse riiki tuleme. Sinna, kus me sind igavesti kiidame ja austame, kes sa Pojaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti. Kuule, vana aasta õhtu kogudus Jumala sõna nutulaulude raamatu 3. peatüki salmidest 22–26. See on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud. Need on igal hommikul uued. Sinu ustavus on suur. Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast loodan ma tema peale. Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib. Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet. Aamen. See on Jumala sõna. Ja edasi me kuuleme Luuka evangeeliumi 13. peatüki
salmid 6-9. Jeesus rääkis selle tähendamissõna. Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule, vaata, juba 3 aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha, milleks ta raiskab maad? Aga aednik vastas, isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikut panen, ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma, aga kui mitte, siis raiu ta maha. Aamen. See on püha evangeelium. Ja tunnistagem oma püha ristiusku üheskoos nõnda üteldes. Mina usun Jumalasse, kõige väärisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen jutluse aluseks Hebra kirja 13. peatüki salmid 8 ja 9. Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti. Ärge laske endid õigelt teelt eksitada igasugustel võõrastel õpetustel. On hea, kui süda kinnitatakse armu läbi. Aamen. Armas kogudus, meie aega mõõdavad hommik ja õhtu, päevad, kuud ja aastad. Kogu meie elu on täis pikitud hetki, mis annavad märku, et me oleme aja poolt takistatud ja piiratud. Piirangud on meile vajalikud, sest patusta inimestena ei saa Jumal anda meile piiramatut tegevusvabadust. Ta annab meile võimalusi vaid nii palju, kui on tarvis, et võiksime Jeesuses ära tunda oma päästja ja lunastaja, tema oma ellu vastu võtta ja õndsaks saada. Aga sealt edasi on meile seatud mitmesugused piirangud, mille läbi Jumal hoiab meid ja kaitseb. Näiteks Paabeli torni ehituse juures segas Jumal inimeste keele selleks, et kurjad kavatsused ei saaks teoks. Seevastu vabaduse andis Jumal 4 pühapäevil, kui sõnum üles tõusnud Issandast pidi kiiresti kõigi rahvasteni jõudma. Et aga inimloomus on rikutud, siis tuleb meil jätkuvalt elada küllaltki kitsastes piirides. Ja üks selliseid piire, millest me üle ei saa minna, on aeg. Juba enne veeuputust ütles Issand, minu vaim ei pea igavesti jääma inimesse, olgu ta elupäevi 120 aastat. Ja see ei ole veel kui eesmärk, vaid kui piirang. Ligikaudu nii palju on ka tänapäeva Guinessi rekordite raamatus märgitud kõige vanemaks elanud inimese vanus. Aeg piirab meid. Ruum piirab meid ka. Me ei saa olla igal pool, kus me tahaks, korraga vaid siin ja praegu. Seda võib tunduda küll pisut, kuid seegi on and Jumalalt. See on antud meile kingitusena, oma olemist ja aastaid pole keegi meist saanud ise endale võtta. Kõigeväeline looja on selle meile kinkinud. Ka aasta 2024, mis peagi hakkab lõpule jõudma, sellegi oleme võtnud vastu Issanda käest. Ja nüüd tuleb see anda talle tagasi koos vastusega, kuidas oleme kasutanud meile antud aega. Jutluse aluseks kuuldud kirjakoht tõstab meie mõtted kõrgemale kaduvusest ja piiratusest. Tänane sõna kõneleb meile Jeesusest. Ja nimelt sellest, mille poolest tema meist erineb. Jeesus ei ole piiratud ajaga. Teda ei kammitse pikkus, laius ega sügavus, ta ei sõltu Jumala loodud mateeriast, vaid loodu sõltub temast. Ka meie sõltume Jeesusest. Meie, kes me elame muutuste ja kaduvuse keskel, muutume ka ise, vajame midagi, mis püsib, et sellest kinni haarata, et sellele toetuda. Ja täna õhtul kuulsime, et Jeesus ongi see, kes ei muutu. Tema püsib. Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti. Tema peale võime panna oma lootuse, tema külge heita oma hinge ankru. Ma olin väike laps, kui ma lugesin neid sõnu Kuressaare kiriku võidukaarelt. Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti. Ja tookord, kui ma neid sõnu lugesin, elasin ma Nõukogude Liidus, Kingissepa linnas, Karl Marxi tänaval. See kõik on muutunud. Nüüd on Eesti riik, ka linna nimi on muutunud, Kingissepa asemel on jälle Kuressaare. Ja tänava nimi muutus samuti, ei ole enam Marxi, vaid on Pärna tänav. Minu tolleaegsest aadressist on alles jäänud ainult majanumber.
Me elame maailmas, kus kõik muutub. Aga Jumala sõna on see, mis püsib ja Jeesus Kristus on täpselt seesama. Need sõnad on Kuressaare kiriku seinal ka täna, olgu küll, et vahepeal siseremondi käigus uuesti kirjutatud, ka tähekuju ja suurus on natuke teine. Aga need sõnad on samad, Jeesus on seesama. Mida vanemaks ma saan, mida rohkem ajad muutuvad, seda selgemaks saab see kuuldud tõde, et Jeesus ei muutu. Temas on juba algusest peale kõik olemas olnud ja seda on hea teada. Sest siis me võime olla kindlad, et me tunneme Jeesuse ära. Jeesuse jüngrite jaoks muutus see ääretult tähtsaks pärast seda, kui Jeesus oli surnust üles tõusnud. Piibel jutlustab terve hulga lugusid kohtumistest üles tõusnud issandaga ja nendes lugudes kordub see, et need, kes olid Jeesust varem väga hästi tundnud, nüüd korraga ei tunne teda ära. Kes pidas Jeesust aednikuks, kes juhuslikuks teekäijaks? Võib-olla polnudki ta väliselt palju muutunud, aga tema äratundmine eeldas ka usku, mis tunnistaks, et ta on üles tõusnud. Ilma usuta võib inimesel olla kalduvus pidada Jeesust kellekski teiseks, kes on Jeesusega väga sarnane, temaga sama nägu, sest pidada ülestõusnud Kristust temaks endaks tähendab ühtlasi tema ülestõusmise tunnistamist ja see eeldab usku. Eeldab täna, eeldas ka tookord. Ja see oli esimese põlve kristlastele tõsine küsimus, kas sa usud, et Jeesus on tõesti üles tõusnud? Kas sa usud, et see Jeesus, keda sa jälle palgest palgesse näed, on tõesti seesama, kes mõned päevad varem ristile naelutati? Mõni tundis Jeesuse kiiremini ära, mõnel läks aega, mõni jõudis äratundmiseni läbi tõsiste kahtluste, nii nagu apostel Toomas, kes ei uskunud, et Jeesus, keda ta näeb, on ikka seesama, kuni ta sai pista sõrme tema haavade sisse. Toomas sai seda teha. Jeesus ei ole kade sellega, mis meie usule tarvis läheb. Sõrme pistmist haava sisse ilmselt paljudele tarvis ei lähe, lihtsalt sellepärast, et see on huvitav, ei ole seda meile tarvis. Aga selleks, et me võiksime uskuda, ilmselt vajame midagi muud. Ja mitmel puhul on selleks olnud Jeesuse varasema tegevuse meenutamine. Kui jüngrid Emmause teel Jeesuse öömajale kutsusid, nemadki ei tundnud ju ära teda kohe, siis lauda istudes Jeesus võttis leiva, tänas, murdis, andis neile. Ja see leiva murdmine oli märgiks jüngritele, et tõesti, ta on seesama. Nad olid seda kõike lühikest aega tagasi ise näinud, nüüd nägid jälle. Nagu selline parool, mille järgi veenduda ja ära tunda. Kui üles tõusnud Jeesus tuli järve kaldal Peetruse juurde, siis oli Peetrus juba tagasi oma kalamehe ameti juurde pöördunud ja Jeesus ütles talle, tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite. Ja siis Johannes tunnistab, noodas oli 153 kala. Seda on päris palju. Aga mida see Peetrusele meenutas? Küllap meenus Peetrusele päev, mil ta esimest korda Jeesusega kohtus, samuti rannas, mida Jeesus tookord talle ütles. Ütles nii, et laske oma võrgud vette loomuse katseks. Tol korral sai ta suure kalasaagi. See oli siis, kui Jeesus teda esimest korda kutsus. Nüüd kutsub Jeesus teda taas. Jälle on võrgud kalu täis. See on nagu mingi selline siseringi nali, millest just jüngrid eksimatult pidid aru saama, ta on seesama. Nad sõid lõkke ääres kala nagu tavaliselt ja kuigi Jeesus oli nende keskel juba üles tõusnuna, said nad kõik aru, ta on seesama, täpselt seesama Jeesus. Teada, et Jeesus Kristus on sama eile, täna ja igavesti, on oluline veel ühel põhjusel. Ja nimelt sel põhjusel, et me võiksime tema õpetuses püsida.
Apostel ütleb, ärge laske endid õigelt teelt eksitada igasugustel võõrastel õpetustel. Jeesus on siis otse kui näidis või etalon, mille valgel võime otsustada iga õpetuse üle, kas see eksitab meid või juhib tõe teele. Kas see toob meid talle lähemale või viib eemale. Jeesuse sõnade, tema õpetuse juurde jäämine, see on üks olulisemaid ülesandeid, mis kirikule on antud. Sest inimesed on ju muutlikud. Tujud ja meeleolud muutuvad, vaimustused tulevad ja lähevad üle, ühiskond muutub, väärtushinnangud muutuvad, ka materiaalne maailm muutub, tööriistad ja tegevusalad muutuvad, moed muutuvad, ideed sünnivad ja arenevad ja see kõik toob kaasa ohu, et ka kristlik kuulutus hakkab muutuma. Mõned karismaatilised jutlustajad võivad väga palju tähelepanu tõmmata ja kuulajaid, kes teab, kuhu juhatada. Tagajärjeks võib olla eemaldumine Jeesusest. Selleks, et me ei satuks niimoodi eksitusse, tuleb ikka ja jälle pöörduda tagasi Jeesuse poole, otsida teda, paluda teda. Selleks on kirikus olemas näiteks piiskopi amet. Piiskopi esimene ülesanne on valvata kiriku õpetuse üle. Ja piiskopiks ei ole tegelikult võimalik ise hakata, ka kirikõpetajaks mitte, vaid need on ülesanded, mis antakse edasi inimeselt inimesele, Jumala sõna, palve ja käte peale panemisega. Ka Eesti kirikõpetajad ja piiskopid on eelmiste piiskopide poolt ametisse seatud ja need omakorda eelmiste poolt me võime seda rida loetleda nimeliselt apostlite ja Jeesuseni välja. Sellepärast nimetatakse niisugust ameti üleandmise järjepidevust kirikus apostellikuks suksessiooniks. Juba antiikajal pandi tähele, et neis kogudustes, kus õpetusametit järjepidevalt edasi anti, püsis õpetus paremini ja kogudus suutis ka eksitustele paremini vastu seista, kui nendes paikades, kus kuulutustöö järjepidevuses esines lünki. No ei olnud vahepeal vaimulikku, ei olnud piiskoppi, kes õpetuse üle oleks valvanud, ikka tuleb ette ja siis hakkas kohe pead tõstma mitmesuguste kristluse sarnaste õpetuste võsa, sest ilma aednikuta kasvab aed võssa. See juhtub ka tänapäeval, kui ei ole nii ütelda aedniku, kes eksiõpetuste idud õigel ajal ära kärbiks või kui vaimulikud ja piiskopid ei täida neile pandud ülesandeid. Ma arvan, et tänapäeval on see eriti tähtis, sest infokülluse ajastul ei ole võimalik kontrollida, mida kogudus kuuleb või näeb, sest kogudus kuuleb ja näeb nagunii kõike. Nüüd on oluline meelde tuletada, et Jeesus ei ole muutunud ja kõike, mida me tema kohta kuuleme või uut teada saame, tuleb võrrelda selle Jeesusega, kes oli alguses. Et veenduda, kas tegemist on jätkuvalt Jeesuse õpetusega või on inimeste lennukas fantaasia hakanud taas vohama. Ärge siis laske endid õigelt teelt eksitada igasugustel võõrastel õpetustel, nii manitses apostel juba päris koguduse alguses. Ja veel ta ütleb, on hea, kui süda kinnitatakse armu läbi. Eks igal teel on mitu kraavi. Olles eksitusest pääsenud, võime libiseda teisele poole teed oma õiguse kuristikku. Tundes, et küll meil on läinud hästi, oleme leidnud õige õpetuse, on oht muutuda uhkeks, üleolevaks, kritiseerivaks. Seepärast on parem, kui me ka Jeesust järgides suudame säilitada alandliku meele, et meil ei tekiks kiusatust teisi endaga mõõtma hakata. Ka meie oleme patused inimesed. Ka meie tohime Jumala ees olla üksnes sellepärast, et tema on meid armastanud nõnda, nagu meie ei ole seda väärt. Ka meie peale on halastatud ja see on üksnes Jumala arm, et tohime olla täna siin koguduse keskel.
See pole enesest mõista. Tundmine, et meiegi vajame armu ja me ei saa seda mitte kuskilt mujalt kui ainult Jeesuselt, see hoiab meid Jeesuse ligi. Ja kui me seda tunneme, siis on meie süda kinnitatud tema külge. Meie süda on siis armu läbi kinnitatud Jeesuse külge. Muutugu ajad kuidas tahes, möödugu riigikorrad, ühiskonnad, kuidas iganes, mingu aastaid, kui palju aga jõuab, Jeesus Kristus on täpselt seesama. Tema abiga võime end hoida võõraste õpetuste eest ja tema armu tundmine kinnitab meie südant igaviku jaoks. Tema ei jäta meid isegi mitte siis, kui ka viimane ajalik aasta kord õhtusse on jõudnud. Aamen. Aasta lõpp on kätte jõudmas ja meil on võimalik teha mõned kokkuvõtted möödunust. Sel aastal on siin Tartu Pauluse koguduses ristitud 81 inimest. Nii lapsi kui täiskasvanuid, kes on ristimata, see tuleb ristida. 81 inimest on saanud ristimise läbi Jeesuse külge liidetud. Leeri tõotuse on siin andnud 92 inimest. Nii et 92 täisõiguslikku koguduse liiget on lisandunud selle aasta jooksul. 9 paari on laulatatud koguduses ja surma läbi on lahkunud ning maetud 206 inimest. Miks see number nii suur on? See tuleb sellest, et suurem osa neist, keda oleme Jumala sõna ja palvega teele saatnud, ei ole olnud meie koguduse liikmed. Ma arvan, et umbes veerand neist on mingilgi moel olnud meie kogudusega seotud. Paljud on olnud kas teiste koguduste hingekirjas ja küllaltki palju on olnud ka neid, kes üldse pole olnud ristitud. Kui palju oli sellel aastal liikmeannetajaid? Seda on praegu veel vara öelda, aasta kestab veel ja täna saab teha pangaülekannet või tulla kantseleist veel läbi. Kellel ei ole meeles, kas ma olen sellel aastal liikmeannetuse teinud või mitte, võib ka tulla kantseleist läbi ja küsida. Meil on selline arvuti, kus on kõik kirjas, ütleme, saame teada. Möödunud aasta ilmselt kõige silmapaistvam sündmus oli abiõpetaja vahetus. Õpetaja Marek Roots kutsuti Viljandisse Pauluse kogudust teenima seal ja Tartusse tuli Enn Auksmann Los Angelesest. Kiriku suurest remondist, sissepühitsemisest saab 10 aastat täis tuleval aastal, uuel aastal. Aga nendest ehitustöödest on 10 aastat nüüd juba täis saanud ja see annab mõne koha pealt juba natukene tunda. Nii oleme sellel aastal remondi- ja parandustöid teinud pisut rohkem kui eelnevatel.
küll on krohviparandusi, siseviimistlust parandatud mitmes erinevas kohas, Kolumbaariumi jõega on olnud jändamist ja saime selle lõpuks jälle käima. Valgustite ja lampidega läheb töö edasi. Mitmesuguseid parandusi on olnud, ka väiksemaid asju veel. Teine suur sündmus, mis seda aastat jääb meenutama, oli täna. Nimelt täna viimast korda jagasime kõigile neile, kellel sissetulek puudub, sooja toitu. Ja täna viimase supiköögipäeva puhul siis ka natukene rikkalikumalt ja pidulikumalt. See toidu jagamine ei ole päriselt lõppenud, sellepärast et Peetri 16c see jätkub, aga ta jätkub natukene väiksemas mahus, väiksemates ruumides ja varjupaigaga sama katuse all. Et see etapp, mis oli siin Pauluse kirikus 22 aastat, igal asjal on algus ja on lõpp. Me loodame, et jõululõunad, mida me korraldame enne jõule kõigile vähekindlustatutele koostöös linnavalitsusega, jätkuvad. Saame näha, kas see nii on, aga lootust on. Nüüd natuke vaatame ettepoole ka. 4 aastat on täis saanud sellest, kui viimati valisime koguduse nõukogu, korralised valimised on ette nähtud ja need kestavad meil nüüd 19. 26. jaanuarini. Need on 2 pühapäevast päeva, mida ma nimetasin. 19. me alustame täiskogu koosolekuga, pitseerime valimiskasti ja nädal aega on siis kõigil aega oma sedelit sinna kasti lasta. Tööpäevastel aegadel 26. jaanuaril lõpetame koosoleku, avame valimiskasti ja loeme hääled kokku. Meil on 41 kandidaati üles seatud ja tuleval pühapäeval loodetavasti on ka kuukiri valmis, siis saame kõik pildid ja nimed sealt ära vaadata ja üle lugeda. Hääletada saavad siis, kes on koguduse täisõiguslikud liikmed, sealhulgas nii armulaual käinud kui oma liikme annetuse, nimelise annetuse teinud. Täna õhtul kell 11:30 on siinsamas paigas aasta lõpupalvus. See lõpeb täpselt südaööl. Meil on võimalik uude aastasse astuda Jumala sõna ja palvega. Täna siin kirikus 11:30 õhtul algab. Homme kell 12 päeval on uus aasta jumalateenistus armulauaga. Ülehomme on neljapäev, õhtul kell 5:30 on tesepalvus allkrüptis ja 5. jaanuar on pühapäev, siis on jumalateenistus tavalisel ajal kell 10. Esmaspäev, 6. jaanuar on kolmekuningapäev, siis on jumalateenistus õhtul kell 6 ja kaetud on armulaud. Ja kui Jumal lubab, siis ikka igal pühapäeval algusega kell 10 on siin jumalateenistus, kaetud on armulaud. Tänagi võime panna kokku oma ohvrianni Jumala riigi töö heaks. Ja rahu Jumal ise pühitsegu meid läbi ja läbi, et kõik, mis meil on, vaim, hing ja ihu, saaksid hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tagasitulemiseni. Aamen.
meie palvetame. Igavene kõige väeline Jumal, halastaja Isa taevas, sinu armu läbi oleme võinud jälle ühe aasta eluteed käia. Me tõstame oma silmad sinu poole, kiidame sind, kes sa oled seesama eile, täna ja igavesti. Me täname sind, et sinu sõna ja sakrament on võinud olla meie keskel. Sa oled meie juurde tulnud selle kaudu. Jah, Isa, sinu ustavus on suur, sinu halastused ei ole veel lõppenud. Issand Jumal, me täname sind. Armas taevane Isa, me ei ole sind õigesti teeninud, oleme sinu ustavust tasunud tänamatu meelega. Ära mine meiega kohtusse, sest ükski elav inimene ei ole sinu ees õige, vaid anna meile oma poja, Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija pärast, kõik meie patud meile andeks, mis me sinu ja oma ligimese vastu oleme teinud. Puhasta meid, et sinu valgus paistaks meiegi kaudu maailma, et sinu tundmine võiks kasvada. Selleks, Issand, kuule meid. Anna meile armu, et me koos vana aastaga kõik halva eneselt heidame ja elaksime sinu tahte kohaselt õiguses ja pühaduses. Ole siis meie ligi, aita meid käia sinu kartuses, valvates ja paludes, sinult abi saades. Issand, sa ustav hoidja, kaitse meie maad ja rahvast, hoia meie kirikut, hoia meist kõik õnnetused eemal, haigused, sõjad, näljad ja kõik selle, mis meile kahju võib teha. Hoia eemal kõik eksitused, kõik võõrad õpetused, mis meid sinust võiks eemale viia. Hoia meie hinge, aga hoia meie igat päeva ja kõike, mis sa meile oled kinkinud. Me palume oma tervise sinu kätte, paranda haigeid. Palume Jumal sinu kätte ühe 69-aastase mehe, koguduse liikme, kellel on tervislik seisund praegu väga raske. Jumal, ole tema ligi, aita sellel mehel teha õigeid otsuseid, paranda teda, et ta võiks sind kiita ja austada. Me palume sinu kätte ühe perekonna, kus naine on läinud pere juurest ära ja mees palub, et Jumal halastaks nende peale, muudaks ja pööraks neid olukordi, hoiaks neid väikeseid lapsi, kes selle kõige keskel peavad nüüd kasvama. Issand, me hüüame sind appi selle perekonna pärast. Tee terveks see, mis on katki ja kingi lahendusi, selliseid, mis meiegi ei oska küsida, aga sina võid neid anda. Sina oled suur ja sa oled imeline. Me palume sinu kätte ühe väikese lapse, kes on äsja sündinud ja tema ema, kes on raske sünnituse pidanud üle elama. Kingi talle head taastumist, aga õnnista seda lapsukest, kogu tema peret, kõiki tema lähedasi, neid eriti, kes tema pärast palvetavad praegu. Issand, jää alati meie juurde, oma varju ja abiga aita meid. Me palume sind, Issand Jeesus, kes sa oled surma ära võitnud,
Lohuta kõiki, kelle jaoks või kellelt selle aasta jooksul on keegi surma läbi lahkunud, tröösti leinajaid. Juhata nende südameid püha vaimu läbi, et ükski mure ega ahastus ei saaks neid sinust pöörata, vaid et me alandlikult Isa tahtmisele alistume, kannatlikult kõik ületame ja oma usu eesmärgile, hingeõndsusele jõuame. Õpeta meid kõiki arvestama oma elupäevi, et saaksime targa südame. Ja kui sinu arm on meid hoidnud, õnnistanud, kui me oma maapealse rännaku eesmärgile oleme jõudnud, siis võta meilt ära surmahirm ja anna meile, et võiksime rahus magama minna, rõõmuga ärgata, sinu au näha ja koos kõigi pühadega sind igavesest ajast igavesti kiita ja austada. Issand, olgu teiega. Ülendagem oma südameid. Tänagem Issandat, oma Jumalat. Tõesti, see on õige ja kohus ja hea, et meie sind, Issand, püha kõigeväeline Isa, igavene Jumal, igal ajal ja kõigis paigus täname Jeesuse Kristuse, oma Issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust tõotad. Sellepärast laulame kõikide inglite ja taevaväe hulkadega sinu au nimele kiituse laulu. Me palume sind, halastaja taevane Isa, õnnista seda püha söömaaega kõigile, kes siin sinu laual kokku tulevad, leivast söövad ja karikast joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd tema tõotuse kohaselt vastu võtavad. Meie Issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis oma jüngritele ning ütles: võtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtusöömaaega, tänas, andis neile ja ütles: võtke, jooge kõik sealt seest, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Seda tehke iga kord, kui te sellest joote, minu mälestuseks. Ja Jeesuse nimel meie palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev
ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Iga kord, kui te sellest leivast sööte ja sellest karikast joote, te kuulutate meie issanda Jeesuse Kristuse surma seni, kuni tema tuleb. Issanda rahu olgu teie kõikidega. Soovige üksteisele Kristuse rahu. Issand ütleb, tulge, sest kõik on ju valmis.
ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb issand su halastaja. Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need hoidku ja kinnitagu teid õiges usus, igaveseks ja õndsaks eluks. Ja Jumala hea ja armuline vaim saatku sind su elu tasasele teerajale. Aamen. Tänagem issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Igavene Jumal, halastaja isa, me täname sind, et sa meile kõik meie patud oled andeks andnud ja meid oma armsa poja ihu ja verega eelolevaks teeks oled kinnitanud. Me palume sind, hoia uuel aastal meile oma sõna ja armurikas sakrament ja saada korda, et need meie südames head ja rohket vilja kannaksid. Sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie issanda Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paista oma pale sinu